Esinemisega seoses on meile risuks kaela antud meie peatead, mis mõtleb asjad palju hullemaks, kui nad tegelikult on. Ja seega räägin ma tänases videos sulle ühest võimsast mõttest, millesse sa võiksid uskuma hakata ja kui sa seda teed, muutud sa automaatselt paremaks esinejaks. Milline see mõte on? Sellest räägin järgmise paari minuti jooksul. Hei, mina olen Janek ja kui esinemisega seotud teemad sulle pinget pakuvad, siis vaat näe, siin all on üks nupp, telli see kanal omale ja siis oled sa selle kõigega lähemalt kursis. Pea mõtleb meile asjad hullemaks, kui nad tegelikult on. No näiteks lähed sa esinema ja siis aju on rahulolematu. Kõigepealt kui alguses hakkab ta sul laamendama, et ilge jama, nad vaatavad mind, miks nad mind niimoodi jõllitavad. Siis oled sa mõnda aega oma kuulajaid peedistanud oma PowerPointiga ja sinu jutt on olnud sama põnev kui muru kuivamise või muru kasvamise vaatamine ja siis ühel hetkel, kui sa jälle kuulajate poole pöördud, siis sa avastad, et nad on ammu sinu jutu pealt maha libisenud ja siis sa mõtled, ilge jama, keegi ei vaata mind, mis toimub? Ja vaata, kui rahul olematu on esinemisega seoses aju. Vaadatakse, on jama, ei vaadata, ikka on jama. Ega ta ainult niimoodi ei laamenda. Peale esinemist tuleb mõni inimene sinu juurde ja siiralt surub sul kätt ja ütleb, aitäh, see oli väga hea, mulle väga meeldis, ma sain palju head infot. Ja aju ütleb selle peale, et teadagi, ta on lihtsalt viisakas. Sellepärast, et sina ju tead, mida sa ise esinemise all valesti tegid, kus sa kokutasid, kus sa ajahätta jäid ja kus sa üldse mingid veidrusi tegid. Et aju on meile risuks kaela antud ja seega pean ma sulle tutvustama ühte võimsat mõtet, mis sind tõenäoliselt koheselt paremaks esinejaks teeb, juhul kui sa sellesse uskuma hakkad. Ja see on väga lihtne mõte, see kõlab selliselt. Sa oled oluliselt parem esineja, kui sa ise arvad ennast olevat. Tõsiselt, mina olen ka oluliselt parem, kui ma ise ennast arvan olevat, aga vaata, sarnaselt teiste inimestega on ka minu aju laamendamas teatud olukordades. Mitte küll alati nii nagu algajatel, aga siiski tuleb ette hetki tead, kus ta endas kahtlema hakkab ja mingid veidrusi mulle ette söödab. Aga mõtle nüüd ise, sa oled oluliselt parem esineja, kui sa ise arvad ennast olevat ja ma selgitan, miks. Vaata, ei ole olemas täiuslikku esinemist. No vähemalt esineja jaoks ei ole. Esinejana me teame alati, mida teisiti tea, mis valesti läks ja kuidas asju järgmisel korral kindlasti teistmoodi teen. Aga vaata kõik need vead, mida me siin esinemise all teeme, enamikku neist, mida meie ise tähele paneme, enamikku neist kuulajad ei pane tähelegi. Sina arvad, et sa oled siin kohutavalt närvis ja et see paistab välja. Isegi kui paistab, kuulajad ei tee sellest numbrit senikaua, kui sinu jutt mingisugust mõtet omab. Senikaua, kuni sa jama suust välja, et võid sa siin ju ka kloun ees olla, aga igav on igav. Kui ei ole aru saada, kui sa närvis oled, siis ei peaks aga vabandama hakkama. Ja see on see asi jälle, mida paljud esinejad teevad, eriti algajad, tulevad ja hakkavad vabandama selle eest, et nad on närvis, selle eest, et nad ei ole ette valmistanud ja nii edasi ja nii edasi. Kui sa keerad siin ees käkki kokku, siis viska enda kulul nalja ja me naerame seal saalis sinuga koos. Aga kui sa tuled ja hakkad vabandama oma apsakate pärast, siis ega see sulle ju lisaplussi ei anna. Veel kord, sa oled oluliselt parem esineja, kui sa ise arvad ennast olevat. Proovi nüüd sellesse mõttesse uskuma hakata, enne kui sa selle mõtte maha kannad ja mõtled, see on mingi jama. Tõsiselt, nii klišee kui see ka ei ole, siis kõik algab ju iseendast. Kui sina kogu oma olemusega siin ees olles ei näita, et sa siin meile esineda tahad, ja näitad vastupidi, et sa tahad ära minna siit lavalt, siis on ju õigustatud küsimus see, et aga miks peaksime me siin tahtma üldse kuulata? Sa ise ei taha ju siin olla. Usu ise endasse ja teised usuvad ka sinusse. Keerad käki kokku ja me naerame sinuga koos juhul, kui sa selle üle nalja viskad. Siit edasi minnes järgmisel korral, kui sa esinema lähed, siis selle asemel, et genereerida oma peas mõtet, mis siis saab, kui kehvasti läheb, mõtle sellele, mida sa oled oma ettevalmistuse käigus ära teinud ja mõtle, kas peaks olema üldse mingisugust põhjust, miks sul kehvasti võiks minna. Kui sa leiad mingisuguse põhjuse, siis tegele sellega. Ära ole üks nendest tegelastest, keda mina kutsun selgelt nägijateks. Need on need tüübid, kes tulevad, keeravad mingisuguse käki kokku esinemise ajal ja peale esinemist ütlevad, ma teadsin, et nii läheb. No pagan, kui sa teadsid, et nii läheb, miks sa siis midagi ette ei võtnud juba eelnevalt? Loogiline küsimus, on ju. Nii et võtame selle teema siis kokku.
Sa oled oluliselt parem esineja, kui siis arvad ennast olevat. Hakka seda uskuma. Kui sa näed juba ettevalmistuse käigus, et midagi võib kehvasti minna, siis mõtle, mida sa teisiti saad teha, kuidas sa seda olukorda vältida saad ja pane endale valmis ka varuplaan juhuks, kui kehvasti läheb. Ja lõppude lõpuks, kui läheb kehvasti, no mis siis? Järgmiseks korraks sa siit õpid midagi ja oled oluliselt targem. Ega keegi meist ei ole sündinud super esinejana, keegi meist ei sünni ka olümpiavõitjaks, vaid selleks saadaks ikka raske tööga, nii ka sina. Enne kui saad edu vilju nautida, tuleb natuke rohkem vaeva näha.